tervist kõigile, meie siis mina Martin ja Valter on ju disainistuudiost Room 414, kes me oleme disainiagentuur, kes tahab teha mõtestatud lahendusi, loome eelkõige identiteete, bränding, keskkonnad, trükised ja digitaalne disain. Ja võib-olla siin tänases rollis oleme ka see, et disainiauhindadelt siis meile omistati aasta disaineri tiitel, nii et me siin üritame siis rääkida, kuidas võib-olla, mis protsessid on meil toimunud, et me võib-olla siia positsiooni oleme kuidagi jõudnud. Just. Ja minu ja Martin ühine algus siis on see, et töötasime mõlemad reklaamiagentuuris ja see oli siis meie siuke esimene protsess põhimõtteliselt, mida me korduvalt tegime. Me saime sisendi, genereerisime loovideid ja siis esitasime kliendile lootes parimat. Ja see toimus nii meie jaoks aastaid, kuni siis lõime koos agentuuri või disainistuudio Room 114. Ja varasemast kogemusest tulenevalt siis meie uus protsess nägi suhteliselt sarnane välja, nagu ta varem oli, aga ja tegelikult võib öelda, et see nagu töötas mõnda aega. Et ühesõnaga, võib-olla ka miks me enda agentuuri tegime, oli see, et me tahtsime disainiprotsessis rohkem kliendiga kokkupuudet, sest ütleme selline klassikaline reklaamiagentuuris töötav näiteks disainer, AD kohtub nüüdsest juba järjest rohkem kliendiga, aga ütleme nii, et sel hetkel oli ütleme niimoodi, et selle kliendilt me saime sisendi, et me kliendilt saime ainult tagasisidet, et me seda protsessi kui sellist ise väga palju nagu muuta ei saanud. Et nüüd on see kindlasti veidikene nagu muutunud, aga see oli ajend, miks me üldse tahtsime hakata ka enda agentuuri tegema, sest me nägime, et meil on ideid, mida ellu viia ja kuna siis protsess oli see, et proovisime mõnes mõttes sarnaselt läheneda kui agentuuris, et said idee, hakkasid lahendama, aga üritasid nagu rohkem saada seda sisendit ja võib-olla mitte nii standardseid võib-olla lahendusi välja pakkuda, vähemalt sel hetkel. Just. Ja tegelikult ma ütleks, et saime isegi päris hästi hakkama, et suutsime oma olematu protsessiga teha Ugala teatrile rebrändi, hunniku PÖFFi festivali kujundusi, mis kukkusid päris toredalt välja. Võib-olla selle protsessi alguses oligi niimoodi, et meil väike selline agar agentuur, siis me saime selliseid huvitavaid kultuuriprojekte teha, mis olid kõik hästi lühiajalised, et eelarve oli väike, samal ajal olid suured vabad käed ja siis ja need lahendused, mis me tegime, need ei pidanud väga pikka aega kestma, et oli üks festival, lõime sellele kuvandi, see toimus ära ja sinna ta jäi järgmine aasta, põhimõtteliselt alustati nullist ja tegelikult võib öelda, et selle esimeste algusaastate protsessid olidki üsna sarnased. Just. Ei jah, palju põnevaid projekte oli ja neist sai nagu päris palju õpitud. Nii, ma võtan nüüd sõnasabast kinni, kuna mul tuli meelde, et mul on moderaator roll. Et kui sa ütlesid, et palju see õpitud, kui sa võrdled teie disainiprotsessi alguses ja nüüd siis hetkel, kus te kuhugi olete jõudnud, et mis oleks see peamine vahe? Mis on see muutus, mis on toimunud tänase päeva ja alguse vahel? Ja vabandust veel korra, et ma enne unustasin öelda, et tegelikult lugupeetud publik, küsimused on teretulnud, iga inimene võib esitada ühe targa küsimuse. Just, et me natuke sinnamaale jõuame kohe, aga et see tutvumisprotsess, et tutvumine siis kliendiga tema nagu tema ise eripäradega, siis et see protsess on nagu palju põhjalikum, kui ta vanasti oli. Et enam ei ole süükest, saame briefi ja hakkame kohe rapsima, vaid... Saad sa mõne mahlaka näite tuua? Me toome. Vabandust, siis ma ei pidurda protsessi. Et jah, aga ütleme, et siis tegime palju toredaid asju, aga tegelikult meil oli süüke nagu strateegiline lähenemine. Oli puudu. Täiesti puudu. Sügavam arusaam probleemist, julgust küsida küsimusi ja siis ka ütleme süüke standardne küsimus, et miks me üldse midagi teeme
oli tihti täiesti puudu. jah, kuigi nagu me näha, et samal ajal, kui oli oskused ja suur tahe oli olemas, siis need kõik projektid, mis sisse tulid, need said tehtud, tegelikult need said lahedalt tehtud, aga võib-olla mis ise endale tundus, et protsessid olid pikad, kuna neil ei olnud mingit raamistikku ja tagantjärele mõeldes siis oled väga, väga alamakstud, sellepärast et sa ei oska ka neid protsesse ette näha ja sa ei suuda enda aega planeerida ja ei oska nagu kliendilt võib-olla ka küsida nii palju, et ei oska piire panna, mis on tegelikult, ma arvan, protsesside juures väga oluline. No nii, et kuidas siis, mis siis sai? Hakkasid järjest tulema sellised murdumispunktid, korduvad probleemid ja nähtused. Üks neist on siis email kliendilt. Et siin üks klassikaline näide, kus soovitakse hinnapakkumist. See on päris siis nagu copy-paste mailist. 4. juulil tuleb kiri, kus soovitakse hinnapakkumist brändile, visuaalset identiteeti, pakendidisaini, veebidisaini ja soovitakse siis pakkumist järgmiseks päevaks kella 6. Ja puudu on täielikult sisu ülevaade sellest, et mis see siis nagu reaalselt olema hakkab, mida me tegema hakkame. Ja neid näiteid on veel, et samamoodi siis soovitakse veebileht, on olemas tekstid, on olemas arendaja ja palutakse hinnapakkumist, et võib-olla hea näide oleks siis see, et kui keegi tellib maja, et see koosneb nagu, samamoodi nagu iga disain koosneb paljudest tükkidest, et maja puhul on lihtne ette kujutada kanalisatsiooni, seinu, aknaid, uksi, miljoneid detaile, mis on olulised ja et neid ei saa hinnastada enne, kui sa ei tea, mis need on. Samamoodi on meil. Ja ütleme sellest tulenevalt, et üldse seda kuidagi infot saada, siis saigi, ütleme, esimene seesama protsess, mis sa küsid, oligi ikkagi see, et briefi kasutada, et luua brief, millest ehk siis me hakkame klientidelt küsima küsimusi, mis jõuavad lähemale sellele, mis neil üldse nende probleem võiks olla ja mida nad üldse tahavad, miks nad midagi tahavad, et see oli võib-olla selline esimene protsess meil, võib öelda, mis tõi ka kohe tulemusi. Just. Ja jah, naljakas on see, et briefi põhjasid küsitakse väga harva. Et küsige julgelt, need on kõikidel disainibüroodel olemas. Ja siis teiseks selliseks momendiks võiks lugeda esimese suurema kliendi. Jah, et millega siin tegu on? Tegemist on veermiku detailiga või veermikuga õigema siis auto puhul. Mis ta teeb? Hoiab autot tee peal ja laseb juhil siis juhtida autot põhimõtteliselt. Aga et nali naljaks siis Wisefab, ettevõte, kes toodab siis ringraja ja driftimasinatele veermikudetaile, teeb seda väga hästi, tegi ka siis väga hästi, aga jah, nende brändi keel oli täiesti seinast seina läbi mitme disaineri käe sündinud ja mingit brändiramatut ühtset käekirja ei olnud. Ja see oli siis selline meie esimene suurem tükk. Ja siin me siis esimest korda käisime läbi selline nagu brändi workshopi või üldse mingisuguse disaini lähteülesande saime paika, et see oli meie esimene wireframe. Ja ütleme, et nii naljakas, kui see ka ei tundu tänapäeval siis, või nagu hetkel siis 3 kuud sai umbes meilitsi räägitud, aga et see moment, kui asjad said paberile üles joonistatud, läks kohe protsess mõnusalt käima. Saad sa võib-olla lahti seletada, mida me näeme? Hea point. Siin on siis selline lihtne skelett sellele, mis tulevikus olema hakkab, et on põhimõtteliselt korraga ekraanil nähtav olevad tükid, kus on siis väike kirjeldus juures, et mis seal on. Ja kuna jah, nende soov oli... Ja veebilehega on tegu siis. Just, ja kuna nende soov oli ka siis võtta nii-öelda edasimüüjatelt siis müügiprotsess enda kätesse ja avada veebipood, siis nagu tahtis väikest selgitust saada, et mis asi veebipood üldse on, et kuidas hakkab välja nägema.
no siit ka võib-olla selle disainiprotsessi selline teine võib-olla suur mõte on see, et ikkagi, et enne kui üldse midagi visualiseerima hakata, et siis on paberi peal kõik süsteemid on võimalikult läbi räägitud, et see oli võib-olla selle suure kliendiga oluline asi, et see, kui ma oleks kuskilt otsast jooksma hakanud, siis see ei oleks jõudnud mitte kuhugi, et tegelikult me olime päris palju, seda sooviti, aga me nägime, et seda me peame paberi peal kirja panema, mis need vajalikud jupid ja osad on, et sealt saaks üldse luua mingitki tervikut. Ja teine põnev osa oli see, et näidata, et need tooted on ilusad, et nad peavad selliste teiste kõvade tootjatega nagu sarnased välja nägema. Ja selleks pidime tõesti pildistamisele jõudma, mis ei olnud nii lihtne, kui see oleks võinud olla. Aga pärast fotosid läks tegelikult asi nagu väga kenasti käima, et see projekt õnnestus, nad on sisenenud USA torule ja on saanud müügi enda kätesse ja neil on tõesti diilerid siis nagu üle maailma laiali ja nende enda kodulehekülg on siis seda kõike ühendav tükk. Et Eestist ikkagi selline eksportfirma, kes ikkagi see eksport juba üle €1 000 000 nüüd juba läheb, et said enda süsteemid hästi tööle. Just. Ja siit Wisefabi projektis siis tekkis meie see nagu esimene protsessi tükk, ehk siis kaardistusanalüüs. Et just see brändi workshopide ja selle analüüsimise protsess, mis käib edasi-tagasi, on saanud selliseks kullatükiks, mis seob siis klienti ja disainerit omavahel, et me mõistame üksteist. Ja üldse selline kõige esimene suur, ütleme, usaldus tekibki läbi nende esimese 3 punkti, enne kui me üldse näitame mingitki visuaali. Me kõigepealt saame aru, millega tegeletakse, siis brand workshopid võivad olla erinevad, et ühtepidi me saame teada, kes on nende kliendid, mis on nende toode, kuhu nad tahavad jõuda, mis on see hääletoon, mis on need kõik komponendid, mis on vaja lahti läbi mõelda, vaja siis käime, katsetame tooteid, räägime klientidega, teeme intervjuusid, et tegelikult peale seda briefi me saame üldse teada, mis on selle firma olemus, mida peab kõige rohkem uurima ja teine asi see probleem, miks nad meie juurde tulid, kas nad tahavad olla nähtavamad, nad tahavad muuta enda suunda, et miks seda üldse tehakse, sest mingil põhjusel me oleme üsna palju ka rebrände teinud, et seal on just see sama koht, et tegelikult on kõik hästi, et mida on vaja muuta, et see seda esimest 3 osa, selle peale me pöörame üldse kõige rohkem tähelepanu, sest siit tekib selline mõistmine ja ei juhtu nii, nagu reklaamiagentuuris teinekord on, et sa pakud mingid variandid ja siis öeldakse, oi, me ei mõelnud üldse midagi sellist. Et kui sa selle protsessi niimoodi läbi käid, siis tegelikult selliseid asju väga ei juhtu. Ma nüüd võib-olla paluks paar sellist täpsustavat kirjeldust, et meil ei juhtuks seda, nagu teinekord juhtub, et disainerid räägivad disaineritega ja kõik teavad, millest on jutt ja kõik on moel või teisel osalenud. Ma siiralt loodan, et teisel pool seal nähtamatus publikumassis on ka neid, kes pole sattunud mitte kunagi ühelegi brändi workshopile ega pole kunagi ka analüüsinud koos disainibürooga teinud brändi analüüsi, et kas võib-olla niimoodi kirjeldaksid, et mismoodi see välja näeb, et mitu inimest, kui kauaks, mis ruumi kinni pannakse, mida küsitakse, et võib-olla nendel, kes siis see kogemus puudub, neil fantaasia täidaks selle tühimiku. Ja muidugi, ütleme kõige selline esmane lihtsam on peale selle, kui me saame briefi, peale selle me saame inimestega kokku. See esimene asi on see, et me räägime selle briefi punktid läbi ja siis võib-olla see järgmine protsess on see, et kui me selle briefi loeme läbi, me saame sealt aru, kas seal on mingi, mõtleme, mis meie selles briefis on, seal on selle projekti kirjeldus, mida me hakkame tegema, kas see on nagu rebrand, see on mingi toode, teenus, üritus ja siis järgmisena, ütleme, on selline 3-4 tunnine põhimõtteliselt brand sprint on see, millega me alustame, kus me siis kaardistame ära kliendid, kaardistame ära konkurendid, kaardistame ära, kes nad on, kes nad tahaksid tulevikus olla või see teenus, et võib-olla need on sellised esimesed punktid, et seal läheb juba spetsiifiliseks kätte ära, mida täpsemalt tahetakse nagu teha, aga see on võib-olla selline esimene asi, et
et need sõltuvad natuke kliendist ka, et niisugust kindlat üht lahendust alati ei ole. Ma kohe pean küsima, et siit ongi hea küsida, et kui palju on teie protsessides universaalsed, kui palju on nagu seda rätsepatööd või seda iga kaasuse, iga juhtumi eripärast osa, et kõhutunde pealt, kogemuse pealt. Kõik on rätseplahendus selles suhtes, et disainiprotsess kui selline on mõnes mõttes ju nagu, ta tundub lineaarne, et sa saad briefi, sa saad info, sa töötled seda, aga kõik see info, mis sa sealt sellest nende sisendist saad, tegelikult muudab nagu kogu protsessi, sest sellepärast ongi see töö võib-olla nagu väga huvitav ja ka mõnes mõttes pingeline, sest me iga kliendiga hakkame otsast peale, sest klient teab kõige parem, mis tema teeb ja meie peame saama teada, meie peame ka osaks sellest saama ja tema peab meid usaldama, et ta saab aru, mida me tegema hakkame. Et selles suhtes minu arust on nagu kõik on põhimõtteliselt rätsep ikkagi lahendus. Aga palju te sellised üldistavad metoodikad kasutate või kas te üldse kasutate a la kõige tuntum Double Diamond ja nii edasi, et või pigem on see selline taustateadmine, sisemine tarkus ja ikkagi protsessis on juba väga spetsiifilised küsimused? Ma ütleks, et pigem spetsiifilised, et jah, need täiesti varieeruvad ühest projektist teise. Aga no ütleme niimoodi, et brief ja ütleme selline kõige esmane brand sprint on meil ikkagi läbi kogemuse välja kujunenud, et selles suhtes ta on nagu, see algus on nagu lineaarne, aga lihtsalt see, kuidas sealt edasi läheb, see juba tõesti sõltub sellest sisendist. Jah, siis võib-olla selline suurem erisus nüüd, kui oligi, ütleme, see algus oli, tegime asju nii nagu tuli, siis võtsime kasutusele briefi, läksime natuke spetsiifilisemaks, siis suuremate projektidega saime vastu näppe sellega, et me peame rohkem küsima, spetsiifiliselt küsima, siis, ja meil esimesed projektid olid kõik, ütleme, sellised lühiajalised, siis võib-olla esimene pikaajalisem selline projekt oli laste, noorte ja kultuuri aasta, mis siis oli aasta läbi kestev, ütleme, projekt, selline identiteet ja selle võib-olla sellise keerulisem hetk oli see, et kui alguses tundub, jube tore, saame mida iganes teha, siis järjest rohkem analüüsides saime aru, et see peab olema lahendus, mis on esiteks visuaalselt, ta tõmbab tähelepanu, ta on huvitav nii lastele kui ka täiskasvanutele. Ja see ei ole üks selline lahendus, mis on selline, et ma panen kuhugi logo ja siis midagi nagu toimub, et kui mõelda laste peale, nende jaoks on nagu kõik see mittestandardne on huvitav, et nagu kui miks ma pean siin pikalt istuma, kui ma saan seista, hüpata, roomata, minna ära, karjuda, hammustada, mida iganes teha. Et siis sai leitud lahendus läbi selliste toredate karakterite, mis siis läbi aasta nagu tulid uued, vahetusid, nad küsisid mingeid küsimusi, et nad olid küll omas sellises kindlas kastmes, ütleme, sul on see värv ja mingi kirjatüüp ja mingid suurused on nagu samad, aga ütleme, et see sama mäng sõltuvalt nagu pinnast käib kogu aeg edasi, et see oli võib-olla selline esimene selline võib öelda identiteet, et ta oli aastaga kestis ja ta iseenesest on ka praegu täiesti võiks nagu toimida, et ei olnud selline, et korra teeme ja tore ja siis oli selline asi, et see võib-olla õpetas seda mõtlema väga palju rohkem ka erinevate nende väljundite peale, et keskkond, kommunikatsioon, mis iganes pinnad, kokkupuude, mõnes mõttes isegi mingi user experience, et see võib-olla tõi veel meie sellesse nagu briefi ja nende brand sprinti, nendesse jälle selliseid tahke juurde, et see just see esimene protsess. Ja võib-olla siis selle sama nagu selle researchi ja enne kui me tõesti disaini nüüd teeme, oleme me läbime need samad protsessid, mis me põgusalt rääkisime ja võib-olla üks oluline osa just nagu klientidele ja ka tegelikult alustavatele disainiettevõtetele oleks see, et ülimalt oluline on see, et peale seda, kui sa saad selle info ja enne kui sa hakkad disaini tegema, et sul on nagu totaalne ikkagi täpne sisendmaterjal, mis läheb, et kui sul on veebileht, sul on veebitekstid, et sa ei tee tühjade tekstidega, kui sa teed näiteks on ka üks finantsettevõte jooksis nagu projekt meil kokku tänu sellele, et projekt pidi olema väga pildipõhine,
aga kuna kliendilt me ei saanud kinnitust mingitele piltidele, siis me ei suutnud ka lõppu lahendust teha, sest imago lihtsate piltidega, sealt ei ole seda brändi. Ja siis nüüd olemegi seda õppinud, et kui sa tahad veebilehte, mis on nagu tootepõhine, siis sul peavad olema tootefotod näiteks, et sa ei saa lihtsalt wireframe'i valmis teha, et see veel ei ole see, mis ta peaks olema. Et jah, aga ühesõnaga, et siit meie teise siis selle etapi lõpus tegelikult alles valmib ka hinnapakkumine, mis on võib-olla selline huvitav point, et siin me tegelikult saame alles aru, et mis on see sisu, mida me tegema hakkame ja mis on selle projekti maht. Ja võib-olla siin peab ütlema, et iseenesest sellesse eelarvesse on enne, me muidugi anname mingi hinnaindikatsiooni, kuhu on see sisend ja ütleme kontseptsiooni loomine, see bränd, sprint ja sellised need protsessid on küll, nad on hinnastatud, aga ütleme, et täpse hinna me saame öelda siis, kui me oleme selle kõik ära kaardistanud, sest klient saab ka teada, kas meil on vaja fotosid teha, kas meil on vaja, ma ei tea, veebi, võib-olla tuleb välja, et see lahendus on natuke hoopis teine kui see, mida see klient tuli. Võib-olla see on ka üks suur võib-olla õppetund, et tihtilugu see, mis nagu briefis on kirjas, see ei tähenda, et see on see lõplik lahendus, mida tegelikult klient vajab, et see tulebki läbi protsessida. Et neid lihtsalt julgustada rohkem teha. Ja siis sellele järgneb etapp, mis on disain, et siin ma tahaks öelda ühte asja, et see võtab aega. Sest siin on väga palju aspekte, mille peal tuleb mõelda, et kui disaini kiirustada, siis kahjuks vist ei ole võimalik ajaliselt nagu kõiki asju nagu arvesse võtta. Et või me oleme agentuur, kes lihtsalt on, me oleme väike agentuur, me teeme nii-öelda rätsep lahendusi ja me oleme nagu seda meelt, et pigem süvenemine ja kõva katsetamine toob väga hea tulemuse ja me näeme, et klient on seal väga tihedalt, on just koostöös, need asjad valmivad, et selles suhtes on näha, et kui on, et midagi ei ole teha, muidugi on, tihtilugu ongi vaja kiirelt mingit lahendust, aga ideaalvorm on muidugi see, et protsesside, kõikide protsesside jaoks on lõpuks nagu aega. Ja ma lihtsalt julgustakski, et see on tegelikult normaalne, et siin tänasest töölauast screenshot, kus siis esimene katsetus 23. jaanuar ja protsess käib veel siiamaani. Ja siin Martini siis Menakade projektist üks vahefaas, et sarnaseid neid nii-öelda töölaudu, mis on täis katsetusi, oli, ma ei tea, kui palju nüüd oli, mäletad sa? No, ma ei tea, 6-7 võib-olla, vahet ei ole isegi, mis see number on, et see on nagu point on lihtsalt see, et kui sa jõuad mingi lahenduseni, siis sa pead enne kui sa esitled kõik need võimalikud lahendused selles suhtes läbi mängima, sest muidu oled ise pärast hädas. Just. Ja võib-olla siit võib-olla jah, et ongi meie võib-olla selline kokkuvõte sellele protsessile on see, et see on võib-olla siis kliendile just, et meie soovitus on see, et vaata portfooliosi, vaata, kui sulle keegi pakub huvi, vali välja teeb mingi väike valik, vali, ma ei tea, 2 agentuuri, kes sul tõesti kõige rohkem meeldib, saa nendega mõlemaga kokku, räägi enda lugu ära ja vaata, mis sul see sisetunne ütleb, et kuhu pool liikuda, et lihtsalt see, et saata hunnik hinnapakkumisi kuhugi, see pigem vali välja see, kes sulle nagu meeldib, on meie arvamus, see on näiteks esimene mõte. Just, ja kui briifipõhi on olemas, siis on ka lihtsam läbi mõelda, et mida ja kuidas sõnastada disaineri jaoks, et ise asjad läbi mõelda ja lisaks tõesti, et olla aus ja läbipaistev, et meil on olnud ikkagi kogemusi päris palju, kus ei räägita kohe asju ära ja Et see on müüt, et ma ei taha anda loovagentuurile kogu infot, sest äkki nad siis piirab nende kuidagi loovust. Et meie kogemus on see, et mida rohkem sa räägid, mida sa vajad, seda lähemale me sellele jõuame, seda lähemale on see loovlahendus jõuab ka, nii et see on võib-olla selline viimane mõte. No väga uhke
Ma loodan, ma nüüd liiga palju ei modereerinud. Et lasin teil ikka rahulikult oma loo ära rääkida, et ma pean ka ennast tagasi hoidmast, et moderaatori roll ei ole see põhiline, millega ma tegelen. Aga siiski, te olete ilusasti pannud ka ekraanile praegu need kolm mõtet, mida kaasa võtta. Ma ei pea seda küsimust küsima, aga ma küsiks, ma tahaks ikka ühe küsimuse veel küsida, et kui te nüüd lähete protsessi, lähete projekti kliendiga, teil tekib kliendi suhe, disainibüroo, ettevõtja suhe, siis kes juhib mängu? Kes juhib disainiprotsessi? Disainiprotsessi peab ikkagi disainifirma juhtima. Klient peab olema minu arust väga tihedalt seal koos. Me näeme, et koostöös valmivad kõige paremad lahendused, aga disainiprotsessi peab ikkagi lõpuks juhtima disainer. Kuigi ma olen seda meelt, et loomulikult klient maksab ja klient ju tegelikult ütleb, mida ta soovib, aga kui me räägime mingit protsessi, siis ma arvan, et disainer peab siinkohal ikkagi juhtima seda. Et meie lihtsalt kogemus on näitanud, et kui sa mingi hetk ei küsi seda sisendmaterjali, siis sealt ei tule seda lahendust, mida tegelikult neil endal on vaja, et need on nagu sellised keerulised kohad, aga kui on esimestes protsessides on see usaldus tekib, siis tegelikult läbi ka tuliste vaidluste ikkagi leitakse ka lahendusi, et selles suhtes ei tasu karta nagu öelda, kui midagi ei meeldi, et seda peabki ütlema. Tahtsid, oled nõus, Valter? Oled sa nõus? Ma olen nõus. Või teil on kuidagi ära jaotatud need kahekesti? Good cup, bad cup. Ei no täitsa nii abielupaar, et ei ole, et meil on ikkagi omad erinevad nägemused. Selge. Aga meil on vist ajagraafikuga nii kaugel, et ma pean teid ära laskma siit. Täname. Ja, aitäh!